Need väikesed tegelased muutuvad iga aastaga aina targemaks ja seeläbi meie ühiskonnas ka aina olulisemateks tööriistadeks. Kui veel mõni aasta tagasi kasutati droone pelgalt ilusate aerofotode tegemiseks, siis nüüd kaitstakse nende abil juba riike. Keila malevkond, kelle enda ridadesse kuulub kõva droonigrupp, on juba pikemat aega haudunud mõtet, kuidas saaks ka noori koolitada nii, et nad ei teeks droonidega pelgalt lõbusõite, vaid oskaksid vajadusel õla alla panna ka riigikaitsesse. Nii hakkaski küpsema idee noortele suunatud droonipesast ehk drooniõppe simulatsioonikeskusest. Me siin kuuleme, et noortega on teinud päris halba asju, eks ole, siin seal kuskil Eestis ka, aga see ongi tegevusetusest ja see oleks üks variant neile pakkuda niisugust kasulikku, samas huvitavat ja ka tulevikuks hästi kasulikku tegevust, et nad saaksid kätte need oskused arvutis, sest et kui sa annad nagu kogenematud inimesele drooni kätte, väga ruttu lendab katki selle, et las ta harjutab arvutis selgeks ilusti ja kui ta on piisaval tasemel, siis me saame ta viia juba päris drooni lennutama. Noori ei ole plaanis koolitada ainult militaarsel eesmärgil, vaid ka tuleviku tööpõllu tarbeks, sest droone kasutatakse aina rohkem erinevatel ametipostidel. Kogu programm on planeeritud noorte jaoks täiesti tasuta ja seda ehitavad üles vabatahtlikud. Keila linn andis malevkonnale tühjana seisvad ruumid, et koht, kus varem käidi lihtsalt vandaalitsemas, saaks paigaks, kus noored sisukalt aega veedavad. Täna on ehe näide, mis juhtub sükste ruumidega, mis jäävad järelevalveta, kui noortel ei ole nagu alternatiivset tegevust, siis nad teevadki sükseid asju. Et kui nüüd pööraks selle teistpidi, et neil on midagi huvitavat teha, siis selliseid asju enam ei juhtu. Mis see visioon on? Täna me näeme tühja ruumi. Siin on kindlasti üks simulatsiooniklass, et tulevad ühekohalised lauad, arvutid, vähemalt 10 kohta saab siia teha ja praegu mõtled, et selle jätaks võib-olla avatuks. See on selline kõige algtase selline, et kus saavadki tulla ja siis harjutada. Muidugi kõik need programmid saavad olema niimoodi, et personaalsed, isikud kontoga ja näha arengut, saab käia võistlustel ja nii edasi. Siia teeks väikse sellise töökoja, et kus ongi saaks neid detailidest droone endid kokku panna ja teha, et just käelised oskused, tehnilised, kuidas kasutada jootekolbi, kuidas mõõta erinevaid takistusi ja kõiki neid asju. Et jällegi siuke tehnikaringi osa, aga reaalselt saaks teha siin detailidest siis asju kokku. Plaanid on suured, kuid hetkel puhub ruumides ainult tuul, ehk seal ei ole ei kütet ega elektrit. Toomse sõnul saabki olema kõige kallim osa ruumide remontimine, sest ainuüksi ehituse eelarve on 200 000 eurot. Hea uudis on aga see, et noorte koolitajaid ei tule kaugelt otsida, sest malevkonna enda droonigrupp on tarkadest inimestest pungil. Õpetama hakkavad meie droonigrupi liikmed siin Keila malevkonnast, kes me siis oleme juba kokku harjutanud, õppustel käinud. Paljud on saanud koolitusi erinevate droonide juurde. Et siis on fixed wing droonid, on multirootorid ja siis on ka FPV-d, et kõike seda ju Ukrainas ka kasutatakse. Me saame oma kogemusi ja teadmisi jagada. Urb toob välja, et droonipiloote ja neid, kes oskaksid mehitamata õhusõidukeid ka parandada ning ehitada, läheb vaja järjest enam ja noorte huvi tekitamine on hea viis, kuidas oma tagalat kindlustada, pakkudes samal ajal noortele huvitavat väljundit. Kuigi esmase treeningu saavad noored arvutites, siis edasi jõudnumad saavad kätt proovida ka lähedal asuvas vanas angaaris reaalseid droone lennutades. Droonigrupi juht toonitab taaskord, et võsukisi ei koolitata sõjaks, vaid nad saavad abiks olla ka igapäevases elus. Me saame seda ka toetada, et mõni inimene on kuskil kadunud, meie saaksime aidata otsida neid oma malevkonna piires näiteks. Noored on juba täna simulatsioonikeskuse vastu näidanud üles omajagu huvi. Enne tuleb aga malevkonnal leida viis, kuidas ruumid võimalikult kiiresti korda teha. Eelkõige loodetakse siin kogukonna ja ettevõtete toetusele ning annetustele. Kui keegi nüüd vaatab telekast, ütleb, pagan küll, nii hea algatus, mina tahaks ka aidata, kas või tahan tulla ehitama nõu ja jõuga. Kuidas ta saab appi tulla? Saab ühendust võtta, meil on selle kohta info kõik olemas, keilamalevkond.ee, selle kaudu saab kirjutada meile ja siis iga abi endale tulla. Absoluutselt on.